Kui Euroopa Parlament 50 aastat tagasi alustas, oli tegu pigem foorumi kui otsustava koguga. Olgugi, et jonnakat iseseisvust ilmutas kogu juba sünnihetkel. Nimelt soovitas jaanuari alguses kogunenud ministrite kuuik parlamendi etteotsa itaallast. Ometigi sai selleks pärast esimese assamblee kogunemist Prantsusmaa tookordne välisminister Robert Schuman. Sellise esimese napi võimu näitamisega Euroopa Parlament aga rahuldus ning elas edasi oma elu, jälgides Euroopa ülesehitusprotsessi suuresti kõrvaltvaatajana. Kodanike esindajate kogu on aga aastatega end kogunud, edasi arenenud, juurde saanud kõvasti mitte ainult võimu, vaid ka saadikuid. Täna, 50 aastat pärast esmakordset kogunemist, võime rääkida uhkelt sellest, et parlamendi volitused suurenevad veelgi. Kuna kaasotsustusmenetlust hakatakse kasutama umbes 40 uues valdkonnas, muutub Euroopa Parlament suurema osa Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmisel sama tähtsaks kui Euroopa Liidu Nõukogu ehk siis riikide esindus. See hõlmab peamisi valdkondi, poliitikavaldkondi, sealhulgas vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala õigusakte. Seda loomulikult eeldusel, et reformilepe ratifitseeritakse kõikides liikmesriikides. Euroopa ühtsusest räägitakse täna hästi palju, aga kui see mõne tõsisema küsimusega proovile pannakse, tulevad kohe ilmsiks erinevate liikmesriikide, osapoolte, huvigruppide või muu taolise huvid. Meie absoluutne sihteesmärk seisneb aga Euroopa ühtsuses, ühises mõtlemises ja koostoimes. Seda oleks raske ette kujutada ilma Euroopa Parlamendi taolise foorumita.